Tere, mina olen Raido Tamar. Täna räägime SEO-st e-poodidele ehk sellest, kuidas optimeerida otsingumootoritele oma e-poodi. Lihtsalt öeldes tähendab seda, kuidas parandada oma positsioone Google'is, kuidas olla Google'is paremini nähtav. Olles ise 10+ aastat sellega tegutsenud, aidates paljusid Eesti e-poode nii Eesti turul kui globaalselt, räägin täna enda kogemustest lähtuvalt. Olles kõrvalt näinud ka erinevate Eesti e-poodide esimesi samme, nagu näiteks Kaup24, Hansapost, kes on tänaseks väga suureks juba kasvanud, siis räägime ka sellest kontekstist lähtuvalt. Ka kui te olete väiksem e-pood, alustate oma valdkonnas, siis ma räägin ka natukene, kuidas oma spetsiifilises valdkonnas paremini esile tõusta, kuidas olla nähtav, olles aidanud nii Rahvaraamatust kui Om4U'ni seda protsessi teha, siis täna ka sellest hakkame rääkima. Esiteks, et pilt oleks natukene selgem, räägime sellest, et kui te guugeldategi midagi, siis teil on tegelikult kahte tüüpi tulemusi. Esimene on siis Google Ads tavaliselt e-kaubanduses, kus on selline reklaamiblokk. Sellest räägib juba rohkem Kristiina oma üldises digiturundusblokis. Mina hakkan rohkem rääkima nendest orgaanilistest tulemustest, mis on siis need, mida Google näitab selle otsingumootorite optimeerimise tulemusena, üritab tuua siia relevantseid tulemusi, erinevaid e-kaubandusteemadel, näiteks erinevaid tooteid, kategooriaid ja nii edasi. Ja kuidas siis alustada oma e-poe optimeerimist või siis, kui teil juba olemasolev e-pood on, kuidas seda protsessi hakata täiendama, seda edasi viia. Soovitan alustada kindlasti esimesena märksõnade analüüsist. Et mis on märksõna? Märksõna on sõna, mida inimesed otsivad, ehk nagu otsingufraas. Ja kuidas siis neid tuvastada, kuidas saada aru, mida inimesed otsivad? Et lihtne näide. Näiteks müüte võib-olla õuemööblit, milline on siis see sõna, mida inimesed kasutavad otsingumootorisse minnes kõige enam, mida nad kõige rohkem otsivad. Kas on aiamööbel, õuemööbel, välimööbel, suvemööbel, terrassimööbel, võib-olla üldse aiamööbli materjali rotangmööbel järgi. Selleks ongi tähtis teada saada, mida inimesed otsivad ja kui palju nad otsivad, et hakata neid otsuseid tegema. Võib-olla olete uus e-pood, mõtlete, kuidas nimetada oma kategooria nimetust, siis ka sellised andmed ju annavad teile hea vihje selle kohta, sellepärast kui inimesed guugeldavad ka näiteks rohkem aiamööbel, siis ka ju kategooria nimeks oleks mõistlik panna sõna aiamööbel, sest inimesed leiavad kategoorias selle nimetuse järgi paremini selle kategooriaga üles. See on juba neil peas käib, see on nende jaoks loomulik sõna. Ja samamoodi te tulete paremini ka siis Google'is välja. Kui inimene otsib seda sõna, te vastate paremini sellele otsingule. Selleks on tähtis aru saada, et neid märksõnasid tuleb tuvastada, vaadata, kui palju neid otsitakse. Et ka võtame seda märksõnade otsingut ka e-kaubanduses ka tugeva vihjena, tugevate andmetena selle osas, mida näiteks võib-olla oma uudiskirjades kasutada. Kui te näete, et järsku hakatakse hantleid rohkem otsima, mis on ju väga hea võimalus ka võib-olla seda spordikaupade kategoorias seda toodet ettepoole tuua, võib-olla oma uudiskirjas rõhutada, sotsiaalmeedias sellest rohkem rääkida. Järjekordselt ka otsingu andmed on ka laiemas pildis abiks samamoodi, nagu SEO on osa digiturundusest. Ja sellest, kuidas need otsingu andmeid tuvastada, sellest ka varsti natuke põhjalikumalt räägime. Et siin on ka otsingumahud ajas muutuvad, tekivad hitt-tooted, näiteks viimased jõuluaegne periood 2021-2022 oli siin kuumau fritüür, hästi populaarne toode, mida võib-olla enne otsiti küllaltki stabiilselt, mitte niivõrd palju, aga mingi aeg see toode muutus hästi populaarseks, hakkad seda kategooriat hästi palju otsima. Just otsingu andmed annavad teile vihjeid, teate teha parandusi, teate täiendada enda lehte. Ja mida rohkem te märksõnad tuvastate, seda rohkem te saate sisu optimeerida, saate kategooriaid optimeerida, sellest kõigest varsti räägime, see kõik tähendab rohkem potentsiaalset külastatavust, potentsiaalset kliente, potentsiaalset käivet. E-kaubandus on ka selline huvitav valdkond, kus otsingud on ka hästi erinevad. Inimesed võivad kohe võib-olla hakata otsima seda suvemööblit kohe otse. Võib-olla tahetakse enne teha eeltööd, näiteks madratsite puhul ja otsitakse, kuidas valida madratsit, millist madratsit valida, nii edasi. On erinevad valdkonnad, kus inimesed otsib veel väga spetsiifiliselt mingi konkreetseid tooteid, saate vaadata, et kuidas neid tooteid ütlesid, kuidas brändiga koos. Tähtis on just aru saada, kuidas neid otsinguid tehakse. Toon kui esiteks ühe slaidil välja ühe peamise tööriista. Ahrefs, Ahrefs on selle nimetus, mis näitab teile erinevaid andmeid, näitab teile seda, kuidas otsingu andmeid paremini
tuvastada, kuidas neid näha. Paratamatult SEO maailmas ei ole väga häid tasuta tööriistasid, sellepärast ma soovitan kas või alguses kuuks ajaks investeeridagi selle tööriista, saada neid andmeid kätte, juba sellest lähtuvalt teha neid otsuseid. Sama tööriistaga, siin on näiteks näide, kui oleksite rehvi müüja, võib-olla tulete turule, tahate rehvi hakata müüma. Et kuidas siis antud valdkonnas inimesed otsivad? Sisestate sõna rehvid näiteks sinna tööriista, siin näetegi slaidil, kuidas on erinevaid soovitusi, mida see tööriist annab. See on hästi palju, inimesed otsivad nii rehvid, suverehvid, talverehvid, otsitakse, millal rehve tuleb vahetada, erinevaid rehvi tüüpe, erinevaid bränd pluss rehvid ja nii edasi. Kui te need otsingu andmed on olemas, siis te saate ise juba hakata enda otsuseid tegema enda e-poes, kuidas optimeerida, mis sõnasid kasutada ja nii edasi, millest me varsti hakkame siis rääkima. Lisaks siin kõrval on ka SEMrush, üks teine tööriist, mis teeb põhimõtteliselt sama tööd, annab samasuguseid andmeid. Teie enda valik, millest te soovite kasutada. Mina isiklikult olen siin juba 10 aastat umbes kasutanud esimest Hrefsi, aga see ei tähenda seda, et see oleks ainuõige valik. Vaadake, mis teie enda jaoks on mugav. Aga tähtis on see, et just hakkaksite nende märksõnadega tegutsema, hakkaksite neid tuvastama. Selleks on erinevaid mooduseid, kuidas veel edasi liikuda, et need märksõnad veel põhjalikumalt vaadata. Et selle sama näiteks Hrefs tööriistaga te saate ka näiteks vaadata, mis sõnadega Google'is tulevad välja teie konkurendid. Lähme selle sama rehvid märksõnaga edasi. Oletame, et te guugeldate seda, vaatate, et rehvidplus.com tuleb esimesena välja rehvid otsingus. Tasuks üles märkida, vaadata, mis on veel teised konkurendid, kes seal Google'is hästi välja tulevad rehvi otsingutega. Ei saa hakata vaatama sellest tööriistast, mis on need täpsemad otsingud, millega nad siis välja tulevad. Üks on see rehvid, jah, mida te ise teadsite guugeldada. Kui me siin slaidil vaatame, siis me näeme, et ma olen siia rehvidplus.com lisanud selle domeeni ja nüüd ma näen neid erinevaid märksõnasid, millega see leht välja tuleb Google'is. Ja siin ma näen ära ju neid sõnasid, kui palju neid otsitakse, saan ise neid arvestada, saan hakata niinimetatud märksõnade analüüsi tegema. Kui mul on juba võib-olla tegutsev e-pood, ka lehesis on otsing näiteks, vaatan sealt erinevaid märksõna ideid, lähen guugeldan veel ringi, vaatan, mis Google'i alumises osas, enne seda, kui te teisele, kolmandale Google lehele lähete, siis Google tegelikult annab ka teile igasugused erinevaid soovitusi. Saate jälle sõnad ideid, saate teemad ideid, mida inimesed otsivad. Need ei ole seal juhuslikult teemad, need on ju teemad, mida inimesed veel otsivad. Vaadata veel teisi konkurente, vaadata laiemalt, kas seda sõna rehvid, vaatad siin tööriistas, klikite sen peale võib-olla talverehvid, tulevad omakorda erinevad otsingud, näiteks parimad talverehvid või talverehvid pluss mingi bränd, mida inimesed otsivad. Kui te neid protsessiga hakkate pihta, siis te saate hästi palju otsingu andmeid ja nendega nüüd me hakkamegi varsti sedasi rääkima, mis nendega edasi teha. Ja siin veel natukene näiteid, et on ka veel teisi tööriistasid, et ka näiteks KV Finder üks tööriist, mida ma kasutan. Seda ma kasutan just selle eesmärgiga, et saada veel omakorda Google'ist neid soovitusi. Et kui te slaidil vaatate, et see on otsinguribale, Google otsinguribale, kirjutate sõna rehvid, siis Google hakkab soovitama ise erinevaid sõnasid, mida inimesed veel otsivad selle rehviga seoses. Väga tülikus oleks tükkida sisse rehvid A ja siis vaadata, mis A-ga, rehvid B ja vaadata, mis B-ga tulevad need erinevad sõnad. Selleks on näiteks KV Finder tööriist, mis nii tõmbab kõik need andmed sinna sisse, et saategi rehvid sõnaga neid erinevaid soovitusi. See kõik jälle teile annab ühe koha jälle juurde, kust kokku võtta neid andmeid. Mina näiteks tõstan need kõik märksõnad andmed Google Sheets, siis on hea kas kliendiga jagada seda faili, võite ka seda Excelisse teha, aga koondage need kuhugi ära ja siis hakkame need ka hiljem jagama, mõtlema selles kontekstis, et mis märksõnasid optimeerida. Seesama KV Finder siis ka üks võimalus jälle, kuidas need märksõnad tuvastada. Seal on ka omakorda soovituslikud sõnad, mida siis tööriist arvab, mis selle rehviga veel peaks seonduma. Veel üks näide, et kui te Google Ads hakkate kasutama, siis KV, seal on niisugune keyword planner, niisugune tööriist, mis ka omakorda Google'i poolelt annab teile soovitusi. Mina isiklikult väga palju seda kasutan, ma võtan sealt ideid, sellepärast see tööriist ei anna niivõrd palju konkurentide andmeid, mis märksõnade konkurendid välja tulevad ja anna väga põhjalikult neid andmeid. Sellepärast on hea neid märksõnade tööriistad kasutada küll, aga nad lõpuks tõsta näiteks Hrefsi kõik need otsinguandmed kokku ja vaadata siis, kui palju need otsingud on, sealt tõsta veel erinevate funktsioonide läbi sõnasid. Siis peamine eesmärk, teha see märksõnade analüüs, tuvastada, mida inimesed otsivad ja siis saab juba paremaid optimeerimisotsuseid teha. Veel üks näide sellest, kuidas veel näidata märksõnasid, et liigume natukene juba selle pealt, mida juba hakata esimeste sammudega tegema.
kui te olete uus e-pood või siis alustate alles või juba tegutsev, siis kindlasti veenduge, et teil oleks selline tööriist nagu Google Search Console paigaldatud. Siin slaidil on ilusti ka viide sellele. See on siis tööriist, mis annab Google'i poolt teile hästi palju infot. Täna me paratamatult ei jõua väga põhjalikult sellest rääkida, aga Google'il on endal ka hästi palju infot selle kohta, aga peamine paigaldage see tööriist endale ära. Kui see teil ei õnnestu või tekib mingi probleemid, alati võite E-kaubanduse Liiduga ühendust võtta, eriti kui te olete liige ja soovitan liituda, et siis ma aitame ikka, võib mulle kirjutada, minu kontakti saab ka. Ja tähtis on see, et see tööriist oleks paigaldatud, siis see tööriist teile omakorda kogub neid andmeid, mis sõnadega te juba Google'is välja tulete. See annab ka igasuguseid erinevaid muid viiteid teile, näiteks kas mobiilisõbralik on teie e-pood, mis on lehe laadimisajad, igasugused Google'i soovitused. Kuni selleni välja, et kui te olete näiteks alustav e-pood ja teil on tuhandeid tooteid, siis ka on selline XML sitemap, selline URL-ide rida, kuhu te saate siis koondada kõik oma tooted, kategooriad, tihti see erinevates e-kaubandussüsteemides, platvormil toimub automaatselt, saate selle sinna luua, näiteks Magento puhul on see kergelt võimalik, WooCommerce ja nii edasi, siis te saate selle sama niinimetatud oma toodete, kategooriate, URL-ide nimekirja lisada sinna Google Search Console'i, siis Google'il on ju ka oma robot, mis käib neid andmeid kogumas Google'i andmebaaside jaoks, saab kergemini need andmed kätte, eriti kui te olete alustav e-pood, võib-olla Google'il on nii palju põhjust algul tulla ja vaadata teie lehte. Paigaldage see Google Search Console, vaatage see ringi, aga ka tähtis, et vaadake, mis märksõnadega juba välja tulete, kasutage neid andmeid selleks, et paremini optimeerida. Lisaks rõhutame, et Google ei ole ainult ka otsingumootor. Lisaks on veel Bing näiteks ja Bingi otsingumootori jaoks tasuks samamoodi sarnane tööriist paigaldada. See on siis Bing Webmaster Tools. Jah, Eestis otsitakse 90+% hetkel Google'ist. Võib-olla siin natukene teistest otsingumootoritest, ajaloolist meil on ju ka olnud neti.ee otsingumootor, mida väga enam ei kasutata, aga just see Bingi tööriist ka paigaldada. Eks siin Vene turg on omaette küsimus, seal on Yandex otsingumootor, ka Yandexil on selline tööriist, mis jälle annab neid andmeid selle osas. See on erinevad turud, näiteks Hiinas on Baidu, on ka eraldi oma otsingumootor, ka jälle omad tööriistad, et saada sealt neid andmeid. Aga tähtis kindlasti alustage vähemalt Google Search Console'ist, paigaldage see. Ja sealt juba saate oma teekonda jätkata, saate päris palju infot selle kohta. Liikudes siin natukene need märksõnadest veel edasi, et kui me nüüd märksõnad tuvastanud, vaatate enda valdkonda, siis soovitan ka neid märksõnad natuke laiemalt mõelda, mida inimesed võivad otsida. Et siin on üks näide, kuidas me tegime ühele kliendile üks kampaanialehe. Tuleb ju Black Friday, must reede, see tuleb novembris, võib-olla juba inimesed teavad, millal umbes novembris, millise reedel, aga tihti ei teata täpselt kuupäeva. Ja kui isegi kuupäev kohale jõuab, siis musta reedet ju hakatakse hästi palju otsima, vaadatakse, mis on pakkumised, mis on erinevad võib-olla must reede, elektroonika pakkumised, elektroonika, must reede 2022, eelmine aasta, see aasta 2023, tehakse selliseid infootsinguid. Ja selliseid otsinguid, kui te olete tuvastanud selle märksõnade analüüsi käigust, saate ise ära kasutada enda jaoks. Siin slaidil ongi üks näide, kuidas me lihtsalt optimeerisimegi mustreede otsingu jaoks mustreede.ee, saime esimese positsiooni, saime mitukümmend 000 külastust, see läbi, et ta tuligi nendest musta reede otsingutes esimestena välja, tõin seal oma klientide linke, pakkumisi täpsemalt välja, kliendid said nähtavust, inimesed said info kätte ja mõni otsis seal, millal see mustreede toimub, aga kui ta juba lehele jõudis, me saime seda inimest nagu võib-olla natuke edasi suunata, informeerida. Jälle näide, kuidas kampaaniat teha laiemalt, selle asemel, et lihtsalt võib-olla enda lehele tekitada niisugune mustreede bänner, saab ka seda laiemalt vaadata. Me oleme siin näiteks jalgpalli EM ja teinud jalgpalli.em.ee optimeerinud samamoodi ära, sest et kui jalgpalli EM tuleb, siis hakatakse palju seda teemat otsima, alagruppe, ajakavasid ja nii edasi. Neid otsinguid on palju, need on erinevad probleemid on ju, mida inimesed lahendavad. Ka e-kaubanduses, olgu see toode, ma otsin, ma lahendan probleemi, aga ka on laiemalt erinevad probleeme, olgu see üldine infootsing, võib-olla mingi paigaldusotsing, milline on see parim mudel, te teaksite, mis need probleemid on, mida inimesed otsivad. Siis saate juba otsuseid teha, saate optimeerida, saate kuhugi suunas liikuma või hakata oma lehte täiendama. Lisan veel natukene just tehnilise poole pealt paar viidet, et täna me ei jõua väga põhjalikult rääkida, mis siis on selline tehniline SEO, kuidas selle veebilehe koodis peaks teatud asjad olema lahendatud, millised on erinevad faktorid, mida tehniliselt jälgida. Aga mida ma soovitan teha,
on see, et kui seesama selle Ahrefs tööriista näiteks võtate, see on selline funktsioon nagu site audit ehk siis eesti keelde öeldes võib olla lehekülje analüüsimine. Lisage oma veebileht sinna, oma e-pood. See tööriist ise annab teile hästi palju soovitusi, mida ta vaatab, et otsingumootorite optimeerimise peale oleks vaja parandada, oleks vaja täiendada. See on juba päris palju infot juures, mis selle faktori ehk siis seda Google'it mõjutava probleemi osas paremini teha. Siis saate juba edasi vaadata, võib-olla guugeldada, sealt samast lugeda, aga teil on vähemalt olemas mingi aindus, et seal mingid probleemid on. E-poode tehniline olukord võib olla väga erinev. Ma ütleks, et 70-80% Eesti e-poodide tehniline olukord on selles mõttes pädev, täiesti okei. Google'i robot saab sinna minna, ta saab infot kätte, saab seda täpsemalt nii-öelda lugeda ehk siis oma andmebaasidesse. Aga mul on ka olnud mitmeid kliente ka väga suuri Eesti e-poode, kel lihtsalt tehniliselt võib-olla lahendatakse uus e-pood ja Google'i see robot ei pääse sinna lihtsalt lehele täielikult ligi, võib-olla saab ka 5%, sest et see on tehniliselt niimoodi lahendatud. Täna me jõuame väga põhjalikult rääkida, aga sellised tööriistad annavad teile aimu, et tuleks võib-olla suhelda spetsialisti, kui tuleks edasi vaadata, tuleks arenduselt uurida, et miks selline probleem on. Paned selle site auditi tööle, siis vähemalt saate mingeid andmeid. Ja siin üks teine tööriist on Screaming Frog. See tuleb nüüd alla tõmmata, siis te saate oma lehedomeeni näiteks, e-poe siis domeeni, sisestada sinna ja see sama tööriist käitub natuke nagu Google'i robot, ehk ta hakkab neid samu andmeid teile korjama, näitama. Ja siis te juba näete ära, kas seal tekivad mingid konfliktid, võib-olla mingid andmeid ei näita. Ja see on natuke tehniline, võib-olla natukene edasi jõudnud teile, aga hea tööriist, millega jälle natukene vaadata, tegeleda, leida mingeid probleemi allikaid ja just potentsiaalseid probleemi allikaid. Ja võib-olla saate ka siin koondades ja näiteks koondab erinevaid lehe pealkirjasid, see tööriist näete, kus on mis pealkiri, võib-olla tüüpiline e-poodide probleem, et esilehele on teil jäänud üldpealkirjaks Google'i jaoks avaleht näiteks või esileht. See ei ole ju märksõna, millega tahate välja tulla, et siis esilehe pealkirjas võiks olla teie oma võib-olla väärtuspakkumine, midagi sellist. Sellest ka varsti natuke räägime. Tööriist aitab teil tuvastada selliseid probleeme paremini. Eks nagu tööriistad ikka, sealt tulevad andmed, aga ise peate seda analüüsima, vaatama, tegema ise järeldusi. Ja kuidas neid märksõnasid lõpuks valida, et kui me nüüd oleme selle analüüsi teinud, oleme juba tehnilist olukorda nüüd natuke vaadanud, neid peaks hakkama neid otsuseid tegema, et millel võib-olla paremini optimeerida, siis vaadake seda sellest lähtuvalt, et mis on ikkagi teie jaoks relevantsed sõnad, mõelge, mis on selle otsingu eesmärk, ehk siis inglise keeles on hea sõna nagu search intent ehk nagu otsingu eesmärk, mida inimesed lähevad tegema. Google üritab ka sellest aru saada, et kui me räägime siin puhtalt Google'ist. Võtame näiteks sõna nael versus naelad. Kui ma otsin nael, siis on väga raske ju tegelikult aru saada, mis selle otsingu taga on, mis selle otsingu eesmärk on. Kas ma otsin Briti naela, kas ma otsin massiühikut nael, ma otsin hoopis ehitusvahendid nael. Kui ma selle otsingu ära teen Google'is, ma näen neid tulemusi, ma näen ka, et mida Google siis arvab, mida inimesed otsivad. Ja kui seal ikkagi, tänasel päeval seal on Briti naela Wikipedia tulemustist oli edasi, mis selgitavad seda, siis võib-olla see ei ole ehituspoena nagu märksõna, mille väga palju keskenduda. Samas mitmust naelad, hoopis teistsugune otsingu tulemus, tulevad erinevad ehitusvaldkonna e-poed välja. Kaks küllaltki sarnast otsingut, ainult mitmus, aga nüüd otsingu eesmärk võib täiesti erinev olla. On mingid teatud otsingud, kus inimesed otsivad rohkem sisu, näiteks kuidas valida madratsit. Ma ei taha kohe kategooriad madratsitega, ma tahangi sisulehte. Versus näiteks ma otsin kohe madratsid, võib-olla otsin kattemadratsid, võib-olla otsin veel väga spetsiifilisemalt juba mingi madratsi tüüpi. Ma juba tahan tooteid näha ja siis tuleks kategooriat optimeerida, kategooriaga paremini välja tulla. Kuidas seda siis teha? Mõelge ise, vaadake, mis otsingu tulemused on, vaadake oma märksõnade ja tuvastada otsa ja hakake neid otsuseid tegema. Hinnake oma otsingu mahtu, vaadake, kui palju siis keskmiselt seda märksõna otsitakse, et need erinevad tööriistad annavad ka teile otsingu mahu. Ja, see on tavaliselt kuu keskmine, see on aasta lõikes kuu keskmine, ehk siis võib-olla kui konditsioneere vaatame, siis jah, konditsioneerid otsingu maht siin võib küllaltki stabiilne olla kuude lõikes ja mõnel kuumemal suvel minna hästi kõrgeks, aga tööriist näitab ikkagi aasta keskmist. Aga te saate eraldi veel filtreerida, vaadata ka kuude lõikes seda. Aga tähtis, vaadake jälgite otsingu mahtu, hinnake tooted, äriloogika, kasumimarginaalid on ju erinevad. 100 otsingut mõne toote puhul võib olla väga potentsiaalne versus 100 otsingut mõne teise toote puhul. Kas ta nii potentsiaalne on, võib-olla rõhk panna kuskil mujale. Neid otsuseid teha, vaadata. Määrake, vaadake, mis see konkurents on. Jah, seda on kerge öelda, et vaadake, mis see konkurents on. Aga seal tasub mõelda niimoodi, et kui ikkagi
teile otsingu teete, mille tahaks optimeerida mingil märksõna, näiteks rehvid, näete suured rehvi müügi e-poed, võib-olla üldised laiemalt tuntud e-poed tulevad seal hästi välja esimesel positsioonidel. Seal on pealkirjades ilusti see märksõna olemas. See tegelikult annab teile tugeva vihje, et raske on konkureerida selles valdkonnas, eriti kui te müüte hästi erinevaid tooteid üldiste otsingutega. Aga alati saate ju minna spetsiifilisemaks, hakata võib-olla optimeerima natukene spetsiifilisemate, ehk siis et long tail pika saba märksõnadele võib-olla, mida inimesed spetsiifiliselt otsivad. Saate ju mõelda neid infootsinguid, mida sinna paremini optimeerida. Lisaks, kui te tegutsetegi oma valdkonnas, näiteks müütegi grille, siis Google aitab teile natukene selle osas, et kui te ise need teemad tuvastate, mida inimesed otsivad, sinna kirjutate, loote sisu, optimeerite, siis Google premeerib seda sellest lähtuvalt, et te olete selles valdkonnas relevantne, järelikult kirjutate nendel teemadel, mida inimesed otsivad, erinevad grilliteemad, retseptid võib-olla, siin keraamilised grillid ja nii edasi. Ja teil on võimalik konkureerida nende niinimetatud suurte e-poodidega, kes on autoriteetsed. Kuidas autoriteetsus tekib, ma varsti ka räägin. Aga mõelda seda, et oma valdkonnale siis kinni jääda, kui te just olete alguses alustate, et jah, võib-olla ambitsioon võib tõesti olla, et olla järgmine Kaup24, müüa hästi palju erinevaid kategooriaid, aga küllaltki raske on minema saada niinimetatud Google'is otsingu nähtavust parandada. Keskendus oma valdkonnale, see on oluliselt kergem, tuvastada, mis seal inimesed otsivad, optimeerides sinna. Ja kui me nüüd märksõnad oleme tuvastanud, märksõnade analüüsi abil, oleme juba enda jaoks mingid otsuseid teinud, siis tekib küsimus, et kuhu siis neid otsinguid määrata, kuidas optimeerida, kuidas seda lehe struktuuri ehitada. Et lehe struktuur ongi siis põhimõtteliselt see, et kui te lähete isegi lehele, käitume nagu inimesena, lähen sinna, klikin kategooriale, tulevad tavanud tooted, võib-olla klikin põhikategooriat alamkategooriale, siis võib-olla 3. lehele. See klikid mõistes nagu linke mööda, mida ma liigun, tekibki selline lehe struktuur. Ja Google vaatab seda umbes samamoodi. Jah, lihtsalt öeldes küll. Tasub nüüd aru saada, et ka Google jaoks tuleb see elu natukene kergemaks teha. Muuta see lehe struktuur otsingumootoritele sõbralikuks, Google'i sõbralikuks ja arusaadavaks. Et kui mul ongi üks suur kategooria nimega tooted ja seal on hästi palju erinevaid tootetüüpe, siis kui seal ongi tõesti võib-olla, võtame näiteks õhksoojuspunbad, seal on õhk-õhksoojuspunbad, õhk-vesisoojuspunbad, maasoojuspunbad, kõik suure ühe kategooriana. Tooted lihtsalt, meie tooted näiteks, meie soojuspunbad, nii edasi. Aga kui nüüd inimene otsib maasoojuspunbad, otsib õhk-vesisoojuspunbad, otsib õhk-õhksoojuspunbad, siis kuidas Google peaks neid tooteid paremini välja tooma seda kategooriat, kui selle nimetus ongi üldine tooted. Võid seda otsingut ise teha, siis te näete ju, et tuledki välja sellised e-poed, kellel ongi spetsiifilised kategooriad selle jaoks olemas. E-poodidel tihti ongi mõelda sellelt, kas annab võib-olla tekitada spetsiifilisemad kategooriaid, sinna koondada need tooted, olla ka inimesele paremini abiks, sest et kui ma otsin ikka õhk-vesi soojuspumbad ja minu jaoks tuleb suur kategooria erinevad soojuspumpadest, võib-olla seal esimesed 10 toodet on maasoojuspunbad. Inimesed mul küllaltki pirsakad ka tänapäeval, eriti mobiilis, lihtsalt lähevad järgmise tulemuse peale, nad ei jää seda infot nii nad tarbima, nad ei jää e-poele, kui neil võib-olla ka seal kohe filtrit ei ole ilusti juures, millega nad filtrist siis saaks vaadata erinevaid tootegruppe. Muutke inimeste jaoks, aga Google'i jaoks elu lihtsamaks hakkaks seda struktuuri kujundama. Lisaks, kui me nüüd mõtleme natukene edasi, me räägime e-poodidest, klassikaline struktuur, kategooriad, tooted, nii edasi, siis taustale tasuks teha ka mingi sisu osa. Aidata nii Google'it nende terminitega, mida inimesed otsivad, loota sinna sisu, inimesed jõuavad sinna, loevad. Kuni selleni välja, et ka inimesed ise saavad võib-olla otse sinna minna ja lugeda. See on näiteks ühe mu enda e-poe rume.ee, mida ma aitan, selle struktuuri lahendus, kus me lihtsalt ei loonudki blogivaadet, vaid me lõime õppekoha või inspiratsioonikoha, kus on erinevaid ideid, kuidas siis antud valdkonnas mida lugeda, mida arvestada, kuidas võib-olla kontinentaalvoodit valida ja nii edasi. Samamoodi, kui ma räägiks sellest õhksoojuspumpadest, üks on see, et inimesed otsivad seda õhksoojuspumpa, aga otsitaks nii parim õhksoojuspump paigaldamine, kes paigaldab Tartus ja järelmaksu võimalused, nii edasi. Kõik sisuvõimalused, jaotamisvõimalused. Mõelge sellele, kuidas neid lehti tekitada, kuidas see struktuur ehitada. Kui mul ikka kasulik sisu, võib-olla tekitangi menüüs e-poes tavakategooria, tekitan sinna kasulikud nõuanded, tekib niisugune rippmenüü ja sinna saan veel koondada omakorda kasuliku sisu nõuandeid. Tuvastage need sõnad, mõelge, mille tahate optimeerida ja siis hakake seda struktuuri jaotama. Nüüd liikudes selle struktuurist edasi, me oleme nüüd sellel veebilehel, mis on need erinevad faktorid, mida siis Google arvestab. Google on niinimetatud algoritm,
mis siis reastab neid otsingu tulemusi ja sinna kuuluvad erinevad faktorid, mida siis peaks paremini optimeerima. Jah, seal on 200 pluss faktorid, osakaalud on erinevad, mõni faktor mõjutab vähem, teine rohkem, mõni ajapikku enam üldse Google ei arvestada, see võib-olla spämmitakse, kasutatakse liigselt manipuleerimiseks ära, teised on jälle uued, mis tekivad, aga põhimõte on püsinud üle 10 aasta üsna sarnane. Endiselt need märksõna, struktuuri jaotus, sisu loome, nii edasi. Ja lisaks sinna juurde veel suur plokk, välised viited lingid, ehk siis autoriteetsus meil tekib, millest ma räägin lõpus. Kui nüüd jõuame selle 200 faktori juurde tagasi, siin on slaid, et selleks kasutatakse erinevad tööriistad, näiteks sisu osas on Surfer, SEO, mina kasutan Popi rohkem, erinevad tööriistad, mis aitavad võib-olla sisu paremini optimeerida, neid faktoreid paremini arvestada, kuigi ma ise teen hästi palju manuaalselt enda kogemusest seda lähtuvalt, siis need võivad natuke teile abiks olla, aga räägime täna peamistest asjadest, mida siis arvestada, et see sisu ka oleks optimeeritud, kui ma jõuan selle lehele, olgu see kategooria tekst, olgu see sisuleht, et oleks nii optimeeritud, Google'ile sõbralikult lahendatud, Google'ile arusaadavalt lahendatud. Kuidas ma neid faktoreid siis mõõdan, nii edasi, et eks siin palju tuleb kogemusest, Google ise ka ülemäära palju ja teised otsingumootorid infot ei anna, mis täpsemalt mõjutab. Muidu on neid niivõrd kerge manipuleerida, aga siin slaidil on ka näha, vasakul poole pealt on erinevaid kogukondadest, erinevaid teiste kogukondadega mõõdame, testime erinevaid asju, et kus, mis mingi muutus mõjutas ja seeläbi tekibki see teadmine, mida ma siis täna nüüd veel edasi jagan. Võtame siis lihtsalt sisu, olgu see siis näiteks sisuleht või kategooria, kuidas siis seda optimeerida, mida siis jälgida. Esimene asjana kindlasti vaadata seda, et mis on need metaandmed. Metaandmed on need pealkirjad ja kirjeldused, mida te näete juba otsingu tulemustes. Neid ei kuvata tegelikult veebilehel kuskil, need on koodis, et seal oleks teie väärtuspakkumised, märksõnad sees, mitte see oleks avaleht, sidekriips e-pood. Seal olekski näiteks kategooria nimetus ja võib-olla mingi teie unikaalne väärtuspakkumine. See on siis title, meta pealkirja, mida saate siis Magentos, WordPressi, siis WooCommerce'i lahendus näiteks lahendada. Saate lisada sinna alumine metakirjeldus jälle, et optimeerida paremini, tuua sinna märksõna sisse, mida te tahate optimeerida, mida inimesed peaks nägema ja tuua väärtuspakkumine sisse. Siin on üks näide lihtsalt. Täna ju väga põhjalikusest rääkida, aga see on koht, mida vaadake ja jälgige, mis andmeid seal kuvatakse teie lehel. Ja kui me lähme siin parempoolsele slaididest parempoolse vaate juurde, see sama sisu, näiteks kui teil ongi televiisorid kategooria, siis inimesed otsivad ju televiisorid, telekat, telerid, tuvastada need sõnad ära. Saate võib-olla paremini pealkirja lahti kirjutada, et lihtsalt ei olegi võib-olla tooted või kategooria nimetus ongi näiteks televiisorid, sidekriips, LG ja Samsungi telerid. Sõna telerid olema, televiisorid, LG televiisorid, mida inimesed otsivad. Loote sinna võib-olla sisubloki kategoorias või sisulehe siis tekitate, toote neid märksõnasid sisse, vaatate, et need oleks hiljuti kasutuses, võib-olla saate pildi lisada niisuguse staatilise püsivast pildi, ka pildifaili nimes alt atribuudis kasutatavad sõnad, ma natuke hiljem räägin sellest veel, on ka omakorda faktorid. Tähtis, et te optimeerite, mõtlete selle kaasa. See on erinevad faktorid, aga seda saab kõike guugeldada, ehk siis jah, ka guugeldades peab ise allika kriitiline natuke olema, aga juba see, et te lisate, täiendate märksõnadega sisu, see aitab teilt edasi liikuda. See üks näide näiteks Asusest, ka Mait enda blogis rääkis sellest Asuse näiteid, et soovitan ka kuulata, et siin ka SEO poole pealt Asus, kuidas nemad on kategooria vaadet lahendanud, loonud sinna tekstibloki, kategooria vaatesse, vajutan peale, siis saan seda teksti natuke rohkem lugeda, aga see kõik aitab rikastada seda kategooria vaadet, sest inimesed võivad hästi erinevalt seda naiste jalanõud kategooriat otsida inglise keeles. See kõik on abiks kliendile, pluss aitate klienti, aitate Google'it paremini aru saada, kõik võidavad. Erinevad veel kategooriate näited, jätan siia selle slaidi peale mõned, et kuidas kategooriate tekstilahendusi teha, sest e-poodide tihti on see natukene mööda vaadatud asi, et tehakse see kategooria valmis, aga ei tegeleta sellega edasi, ei aidata rikastada kasutajaga optimeerimise mõttes siis Google'i jaoks. Lisaks veel rõhutan just e-poodide puhul, et kui mina vaatan oma klientide andmeid, ka just väga suured Eesti e-poed, nad saavad 6–10% oma külastatavusest Google'i pildiotsingust. Jah, kategooriad on erinevad, mõnes kategoorias minnakse pildiotsinguse rohkem, teises vähem, aga minnakse kas otse või mingi hetk Google'i pildiotsingusse ja sealt Google'i pildiotsingust inimesed näevad mingeid tooteid, võib-olla klikivad sinna ja seal peab ka nähtavus olema parem, olema optimeeritud. Kuidas seda teha, siis vaadake, et teie piltide faili nimetus oleks sõnad sees, ikkagi toote nimetus näiteks,
Vaadake see alt atribuut, alt tekst, küsige kas või arendused, et sinna oleks lisatud tavaliselt, kui pilt üles lisata võib-olla e-poe lahendusse, kui need kuskil automaatselt ei tule, saate ise ka neid täiendada, lisada neid sõnasid juurde, iseloomustada neid pilte. Ka video kasutamine, võib-olla lihtsalt ka olles abiks inimestele enne, kui nad võib-olla ongi teie kliendid, näiteks Eesti Agias. Sõna või ütleme koera, Eesti Agis, ta peaks ainukene koeratõug olema Eestis, Eesti enda oma. Seda ju guugeldatakse, vaadatakse, loetakse selle kohta, ka erinevate koeratõugude. Pet City on teinud minu arust väga suurepärase lahenduse. Nad on erinevate koeratõugude jaoks teinud iseloomustavad videod. Isegi olles seda videot korduvalt vaadanud, selle tõu kohta rohkem infot saanud, guugeldan Eesti Agias, saan selle video, mis siin slaidi peal on, vaatan seda ja Pet City juba oma brändiga on enne, kui ma olen isegi otsustanud lemmiklooma omanikuks hakata, juba ta on minu jaoks tuntud bränd, juba usaldusväärsus on tekitanud kvaliteetsed videod ja nii edasi. Mitusada korda seda Eesti Agis otsitakse teisi koeratõuge. Siin näha vist all on kuskil 10 000 korda on seda videot kokku vaadatud. See on ainult üks koeratõug. Neid videovõimalusi, lisaks sinna video pealkirja kirjeldusse neid samu sõnu, mida te olete tuvastanud, teemasid, mida inimesed otsivad. Need videod tulevad nii hästi Google'is välja, kui YouTube'is ka. Nii et guugeldatakse, otsitakse sealt ka erinevaid teemasid. Küll ka hästi palju inglise keeles, aga siiski need võimalused olemas, et kui globaalsele turu lähte, jälle hea võimalus, kuidas luua mingit sisu inglise keeles, aidata kliente, võib-olla mingid spetsiifilised teemad, mida inimesed otsivad lahendusi YouTube'ist, kui palju on neid erinevaid teemasid, mida minnakse YouTube'is vaadatakse siis. Lisaks veel structured data, ma ei jõua sellest täna väga palju rääkida, aga see põhimõtteliselt tähendab seda, et see on kategooriate, toodete rikastamine, andmete rikastamine, et Google saaks sellest paremini aru. Ma jätsin siia paar linki, et kuidas paremini edasi sellest lugeda, kui teil on näiteks kasutate WordPressi ja siis see WooCommerce on peal, seal on erinevad SEO pluginad, abilised nagu Yoast või Rankmat, need juba aitavad teid, siin on seda andmeid juurde tuua. See on natuke tehniline, aga tasub süveneda sinna, natuke lugeda, vaadata, mis on need võimalused, arendusega võib-olla seda arutada. Jõudes viimase ploki juurde, mis siis on lingid teistelt domeenidelt. Me rääkisime sellest autoriteetsusest ja see autoriteetsus põhimõtteliselt tähendabki seda, et kui autoriteetne on teie domeen e-pood Google'i silmis. Mõtleme korra näitel, et te olete alustav e-pood näiteks, ehk keegi ei viite ehk lingi teile. Link on selline, võtame klassikas mõttes, tekstis võib-olla kliki siia, vajutan lingile, see läheb kuhugi, vajutan viitele ehk siis lingile ehk viitele, ta läheb kuhugi. Mis tähendab omakorda seda, et inimene viiaks sinna ja Google näeb ka, et nagu teine leht hääletab teie suunas, ta annab teile usalduse. Mis kõik jälle moodustab selle autoriteetsuse, millest ma natuke rohkem hakkan rääkima. Tasub sa mõelda, et kui te olete eriti uus alustav e-pood, siis nagu siin slaidil näha, ärge olge see üksik maja kuskil seal metsa sees. Te võite väga head teenust või toodet pakkuda, aga kui niimoodi teed teie nähe, lingid ei lähe teieni, siis Google'i on ka raske teid usaldada, teid autoriteetseks pidada. Et siin lihtsalt slaidil ka näide, et raidotamar.ee minu enda leheküljel. See on ka natuke autoriteetsem tänu sellelt, et saab igalt poolt artiklitest viidatakse sinna, olen kuskil esinemas käinud, jälle viidatakse minu lehele. Sealt tekib see niisugune autoriteetsus. Ja seda ei tasu alahinnata SEO poole pealt ja just ka e-poodidel, eriti alustaval e-poel. See suurtel e-poodidel, näiteks Kaup24 ja nii edasi, neile viitavad tuhanded, võib-olla isegi ütleme Eestis 100 Eesti domeenid, aga tuhanded kokku, viitavad selle e-poele, muudavad selle autoriteetseks, et Google näeb, et erinevad lehed ju hääletavad nii selle lehe suunast, nad julgevad linkida sinna, olgu see siis sisust, olgu see koostööpartnerite alt, nii edasi. Võib-olla üks lihtsamaid mooduseid, kuidas nii need viiteid juurde saada, ongi alustav e-pood või minge kohe kontrollige, vaadake, kas te olete näiteks neti.ee kataloogis olemas. Vaadake, otsige oma kategooria üles, Google või nii, et vaadake, otsige netis enda nimetust, kui ei ole, lisage ennast sinna. Jah, infokataloogis ei soovita nagu spämmima minna kohe, et igale pool lisada ennast, aga neti on nii autoriteetne leht, sellepärast ka netit on ju ajalooliselt ka sadadelt teistelt domeenidelt viidatud. Google saab aru, et see on ju autoriteetne leht, et seda omakorda viitab teile. Natukene saab ka külastatavust, aga jälle kerge kohe viide. Kuidas need viited siis veel saada? Suurepärane võimalus, tulge liituge e-kaubandusliiduga, hästi autoriteetne veht, sellepärast seda viidatakse ka sadadelt teistelt domeenidelt. Teie omakorda liitute, saate ka oma e-poe lingi siia, Google jälle näeb, et te olete sellist autoriteetselt lehelt viidatud, järelikult on põhjust ju teid rohkem usaldada. Jälle kerge võimalus. Lisaks konkurentide analüüs, rääkisin sellest Ahrefs tööriistast, saate sinna minna konkurenti domeeni lisada ja sealt te näete ära, lisada domeeni sinna ja näete, mis on erinevad need allikad, kus teie konkurendid viiteid linke saavad. Vaadake konkurente, võite lihtsalt vaadata, mis turul üldiselt toimub
Need moodused on hästi erinevad. Populaarsemad moodused Eestis ongi, eks igasugune sisu, külalispostitused, sisuturundus, kas saadakse neid viiteid, eks blogijatega koos, igasugused entusiastid, võib-olla eksperdid, kes kirjutavad, koostööpartnerid, kellelt te saate. Jah, mõnikord see nõuab rohkem tööd, aga sellised suhted ongi tihti linkide alus, sest et need viivad selleni võib-olla mingi uue koostööprojektini, ühiste artikliteni, nii edasi. Kes teeb üritusi, võib-olla mingi hea tegevus, kus saadakse viited, nii edasi. Liikmelisus ju, rääkisime e-kaubandusliidus, on ka teised liidud, aga e-kaubandusliidus näiteks ja kerge kohe e-poele viide saada, koostööd, foorumid, võib-olla kuulutused, mida lisatakse. Ei soovita neid foorumeid, kuulutust, portaale nüüd kohe spämmima hakata, aga lihtsalt see on moodus, kust e-poed saavad, eriti kui nad pikalt tegutsenud e-pood, siis ikka inimesed küsivad küsimusi, viidatakse nende toodetele, pakutakse lahendusi probleemidele, sealt see autoriteetsus tekib. Ja kui üks hea moodus, lihtsalt guugeldage enda valdkonda, vaadake, mis lehed sealt välja tulevad. Me oleme igasuguseid erinevaid mooduseid leidnud, kellel võib-olla mingid õppematerjalid mõnel lehel olnud juba võib-olla seal 5 aastat, mingid pildid on katki näiteks, pakume e-poena uusi pilte, infot juurde, võib-olla näeme seal praktika kohta, siis pakume praktikat, nii edasi, need viiteid, linke, tegutsed, üks asi viib teine, võib-olla küsitakse mingit teemal, mingit nõu. Ma olen isegi väga pikalt SO valdkonnas olnud, siis tihti lihtsalt võetakse niisama lihtsalt ühendust ja küsitakse ka artikli juurde kommentaare või küsitakse, et kas ma tahan sellel teemal lihtsalt kirjutada, kui ajakirjanikule pakub see huvi. Jõudes nüüd viidetest, linkidest natukene veel edasi, siis üks kiire vähelepõige selle juurde, et ka soovitan vaadata üle Google Business Profile'i. Eks see tähendab seda, et mis on nii-öelda Google ärikonto teie ettevõtte osas. Mõnikord tekib ka efekt, et olete enne tegutsenud juba ettevõttena, hakkate nüüd e-poodi looma, seal on võib-olla teil juba mingid info olemas, mis võib-olla ei pruugi olla nii positiivne. Siin lihtsalt näide, pluurisin ära ja hakkan nagu nime nimetama päris, kuidas ühe ettevõttel guugeldame ta nimetust, siis näete, siin parem on see Google Business Profile, on siin väga, mitte just kõige paremad, ütleme, arvustused. Aga kui teate, et see probleem on, siis saate sellega tegeleda, vähemalt mõelda lahendusi, mõelda midagi teha sellega ja tuvastada see koht ära, see konto ära, Google Business Profile siis. See on all näiteks, et link olemas, et kui te guugeldate enda ettevõtet, et tuvastada saate, et teie olete ettevõtte omanik. Kui te olete uus alustav ettevõte, siis peate ise seda nii-öelda programmi minema liituma, hakkama selle protsessiga pihta. Aga soovitan seda kindlasti teha. Sinna saate ju lisada igasugused aegasid, aadresse, millal te olete avatud, nii edasi. Tegeledage lihtsalt sellega. Samamoodi nagu Google Search Console'iga, alustage sellega, vähemalt paigaldage see ära, see kogub teile vähemalt andmeid. Jätsin siia veel mõned, viimasel ka slaidil mõned materjalid, kus saate siis natuke rohkem sellest SO poole pealt edasi lugeda, vaadata, näiteks sama HRS tööriist, see on ka eraldi nii-öelda nimetamise akadeemiaks või lisamaterjalide koht, kus on hästi palju ka YouTube'i videosid, õpetatakse erinevaid teemasid SO poole pealt. Siin kõrval on Google'i enda nõuanded, see on võib-olla natuke rohkem tehniline või üldisemad soovitustest, ega jõuame tagasi jälle selleni, et ega Google ei saa kõigest 100% rääkida, ehk siis Google'i algoritm, mis neid tulemusi reastab, see on natuke nagu Coca-Cola valem, et see on väga suur osa äriedust, et seda ei saa ju avalikustada. Sellepärast ongi, aga samas nad aitavad veebilehe omanikke, annavad seal nõu, sealt jälle saate natukene infot juurde. Aga tänan kuulamast ja edukat optimeerimist!